Tere! Kevadisel pööripäeval 20. märtsil ma alustasin uue projektiga ja see on sissejuhatus astroloogiasse, hinduastroloogiasse. Täna me räägime teiega varjutuste koridorist. Varjutuste koridor algas 25. märtsil kuuvarjutusega ja lõpeb 8. aprillil päiksevarjutusega. Algus on suhteline. Astronoomiliselt see oli 25. märtsil varahommikul kella 3 ja 4 vahel. Ja te ei pruuginud midagi tunda, sellepärast et inimesed magavad tavaliselt sel kellaajal. Samas mul on inimesi, kes ütlesid, et juba 2-3 päeva enne ehk siis nädalavahetusel nad tundsid ennast kuidagi imelikult. Klassikaliselt arvatakse, et täiskuu ja varjutuste koridor võivad meid mõjutada kuni nädal aega enne või peale seda sündmust. Ehk siis varjutuste koridor, millega peab arvestama? Inimesed on emotsionaalsed. Nemad on emotsionaalsemad kui tavaliselt. Kuuvarjutus on seotud eelkõige perekonnaga ja päiksevarjutus on pigem sootsium või ühiskond. Ehk siis olge valmis, et teie lähedased või siis inimesed, kes on teie ümber tööl näiteks, proovivad teie peale oma emotsioone ja probleeme välja valada, ärge minge sellega kaasa. Mida peab veel teadma on see, et varjutuste koridor on aeg asjade lõpetamiseks. Vanad projektid, asjad, töölepingud, suhted, me ei alusta uusi asju sel perioodil. Olulisel kohal veel on Merkuur. Esiteks ta on Neitsi zodiaagimärgi peremees ja kuuvarjutus toimus meil teljel 6.12 ehk siis Neitsis ja Kalades. Ja teiseks ta vahetas zodiaagimärgi vähem kui 24 tunni jooksul peale kuuvarjutust ja kolmandaks ta muutub meil retrograadseks 1. aprillist. Kooskõlastage oma soovid tähtede seisuga ja retrograadsest Merkuurist me räägime teiega järgmine kord.